Täna 6. novembril 1986. aastal ma küsitlen Eesti Kultuuripärandi klubi algatusel ja üritusena doktor Roman Toid. Dirigent, helilooja, organist, muusikapedagoog, esseist, organiseerija. Intervjuu toimub Torontos Vana Andrese kirikus. Roman, algame siis algusest peale. Kust sa tuled? Mõningaid lapsepõlve mälestusi, palun. Kõige otsesemad lapsepõlve mälestused viivad mind Suure-Jaani linna, nüüd on ta linn. Ma kasvasin seal üles oma vanavanemate juures. Suveti linnas olime talviti. Suure-Jaani on selles mõttes vahest väga südamelähedane tänapäevani, et seal ma sain juba tuttavaks niisuguste Eesti muusika ajaloo hiiglastega nagu Kapid. Villem Kapp oli enam-vähem minu ealine noor poiss sel ajal, me saime häädeks sõpradeks, mängisime koos, tegime koerust ka teinekord koos. Suure-Jaani surnuaiale on terve mu suguvõsa maetud, nagu Kappi tegi suguvõsa, seal on ka Kööleri sammas, mälestussammas, Vabadussõja mälestussammas kapten Irvega oli seal, mille ümber me palju mängisime. Suure-Jaani ühest küljest ja Viljandi linn vahest teisest küljest on mu varasema lapsepõlve kõige magusamad mälestused. Tänan. Koolis sa käisid aga Tallinnas. Millal siis asusid elama Suure-Jaanist Tallinna? See olenes vanemate igapäevasest elukäigust. Ema võeti Estonia teatri juurde lauljana tegevusse ja see õnnelikult sattus ajale, kus mul oli vaja kooli minna ja nõnda juhtuski, et esimesse klassi Vestholmi gümnaasiumisse sain minagi sisse. Meid oli 24. aastal oli 52 poissi, kes seal algasid. Meil olid ka võistluseksamid kooli pääsemiseks. Ma mäletan selgesti, kui meie omaaegne ühine inspektor, härra Rähn, mind küsitles matemaatika või aritmeetika koha pealt. Mul oli parasjagu järjekordselt üks sõrm jälle kinni seotud ja tema küsis minu käest, et kui nüüd see üks sõrm, katkine sõrm mängust välja võtta, et mitu sõrmel sul siis järel on. Ja kui ma talle ütlesin, et 9 on järel, siis olin ma sellega Vestholmi gümnaasiumiga kohe vastu võetud. Suurepärane. Nüüd aga milliseid muusikalisi impulsse ja õpetust sa said Vestholmi gümnaasiumis? Nagu me saime juba aru, Suure-Jaanis sinu muusikalised mõjutused juba algasid ja ka ema oli ilmselt musikaalne. Aga mis siis juhtus Vestholmi gümnaasiumis? Vestholmi gümnaasiumis oli ju väga elav muusikaline tegevus tänu meie ühisele muusikaõpetajale Tuudur Vetikule. Ta hoolitses ju väga toreda koorilaulu eest ja veel vägevama orkestri eest, kus sinagi väga aastaid kaasa mängisid. Ja see kõik loomulikult inspireeris mindki. Ma mängisin orkestris ka paiguti kaasa peamiselt instrumentidel, mida momendil ei olnud ja kus oli vaja nagu kaasa mängimist. Ja Vetik varsti usaldas ka taktikepi minu kätte, võib-olla mõnikord selleks, et suitsupausi teha. Meil ei olnud koolimajas, nagu sa mäletad, suitsetamine lubatud, aga üks tuba oli selleks määratud ja kui Vetik tahtis sinna ära kaduda, siis oli minul võimalik kohe oma kätt harjutada, kuidas seda koori või orkestrit juhatatakse. Tänan, minagi mäletan veel siin taktikepp käes sellest ajast. Aga kui ma ei eksi, sa tegid ka samal ajal ühe hüppi juba Tallinna konservatooriumisse. Kuidas siis see juhtus? Nagu sa mäletad Eesti muusika ajaloost, siis oli kummaline sõbralik traditsioon, et inimene, kes kompositsiooni vastu huvi tundis, ikka tuli nagu oreliklassist. Organistid ja komponistid olid nagu ikka personaalunioonis. Ja kuna mind komponeerimine kui selline hakkas varakult huvitama, siis esimese sammuna ma tundsin, et peab hakkama siis ka orelimängu õppima ja nõnda ma koolipoisina juba gümnaasiumi varastes klassides katsusin pääseda Tallinna konservatooriumisse
ja nõnda mul õnnestuski veel lühikesi pükse kandes juba orelipinki hõõruma hakata. Kes su õpetajaks siis tol ajal oli konservatooriumis? Professor Topman oli. On sul meeles ka mõni kaasõpilane, mõni nimekas Oi, seal oli toredaid inimesi ja võimekaid. Kas ma tuletaksin meelde näiteks Werner Mühlenit, kes praegu veel Saksamaal hoolega orelit mängib, väga hea organist. Kõneleme vahest veel Hugo Leppnurmest, kes on praegu vist kirikumuusika A ja O Eestimaal. Ta oli parasjagu lõpetamas, kui ma sinna käima hakkasin. Meeta Noorkukk oli kindlasti nende hulgas, ma mäletan, väga tore ja hea mängija. Rootsis praegugi veel mängib orelit ju tema nimi, tal oli Peterson, oli ta nimi, nüüd on temal üks teine nimi, ei tule praegu meelde. Piirisaar vist. Piirimets. Herbert Piirimets, väga kena inimene. Ja üks väga nimekas orelikunstnik meie hulgas praegu, kes on Saksamaal, Hannoveris, see on Märtson, Carl-Otto Märtson, ei olnudki veel oreliklassis sel ajal, kui mind elu juba oreliklassist edasi viis mujale. Aga sellest ajast peale ilmselt see armastus oreli vastu on jäänud sinusse. Ühest küljest ja teisest küljest meil oli ju oreliklassi juures ka koor, mida me kõik pidime juhatama. Ja seal ma sain ka August Topmani käest oma esimesed õiged instruktsioonid, kuidas ühte gruppi saab koos hoida. Nii. Aga nüüd, pärast Westholmi lõpetamist, tavaliselt gümnaasiumi lõpetamine viis ühe noormehe sõjaväeteenistusse, sina aga vist ka siirdusid Tartu ja hakkasid studeerima õigusteadust, oli see nii? Jaa, on tõsi. No sõjaväeteenistus tuli meil ju kõigil läbi teha, ma läksin koolipingist kohe sõjaväkke, vabatahtlikuna, mis ma olin 18 vist sel ajal. Ja sealt ma pääsesin ka Tondile. Tondit ma tahaksin meenutada alati kui ühte õppe- ja õppimistegevust, mis inimestele eluks ajaks annab asju ja osavust ja mõtlemise võimet kaasa, mida võib-olla tavalises koolis nii selgesti nagu üles ei tulegi. Oma Kanada sõpradele ma kõnelen sundsõjaväeteenistusest positiivselt alati nõnda ja ütlen, et sundsõjaväeteenistus, eriti poistele, teenib 3 klassikaliselt positiivset eesmärki. Esiteks, ta jäädavalt surmab sinu romantikarelvade vastu. Teiseks, ta annab sulle ühe toreda 1,5 aastat kestva füüsilise treeningu. Sa tuled sõjaväeteenistusest välja, sinu tervis on nii tugevaks kujunenud, et sa paned oma tervise nagu panka ja aastaid elad ainult protsentidest. Ja kolmandaks, kui üks noor mees aastapäevad peab nii ära elama, et ta ei sõna ei saa kasutada, siis ma arvan, sellest noormeest tuleb väga hea abielumaterial. Väga huvitav. Nüüd aga lähme ju siis Tartu juurde. See oli siis pärast sõjaväeteenistuse lõpetamist. Sa olid Tondil, lõpetasid siis sõjakooli ja olid noorohvitser, kui ma ei eksi, reservlipnik. Jah, kaugemale ma kahjuks ei jõudnud, Kaitseliitu ma läksin, aga elu viis natuke mujale. Ma ütleksin Tondi kohta veel nõnda palju, et kõik need toredad Eesti noored mehed, kes Tondil käisid, nad said seal elemendi võrra rikkamaks, mis eluaeg kaasa aitab. Ja see on otsuse tegemine oma järgmise sammu võtmisel, mida Tondil kutsuti juhi otsuse tegemiseks. Juhi isik ei ole nii palju mitte füüsiliselt tähtis kui see vastutus, et üks inimene peab tegema otsuse. Juhi probleem seisab selles ja juhtimise, et tema peab tegema otsuse. See on vahest eriti sõjaolukorras kõige õudsem olukord, millesse üks inimene üldse võib sattuda, aga juht peab otsuse langetama. Ja otsuse tegemise tehnika on see, mida Tondil vahest väga toredasti meile õpetati. Otsus ei ole mitte üks emotsionaalne reaktsioon mõnele situatsioonile, vaid väga rahulik asjaolude üksteise kõrvale paigutamine ja kõikidest üks läbilõike välja toomine
millele siis lõpuks üks otsus peab langema. Ma lisaksin veel seda, et Tondil sõjakoolis meile üteldi niiviisi, et kõige parem juht on see, kes kõige suurema elavate arvu meestega lahingust tagasi tuleb. Tänan väga. Kindlasti see on sulle nii tugeva põhja ja aluse andnud sinu edaspidisele tegevusele juhina Eesti ühiskonnas. Aga ikkagi see Tartu periood ülikoolis. Mis viis sind sinna just õigusteaduskonda? Kas mõned teised fakulteedid olid ka kõne all? Kadunud isa ütles mulle niiviisi, et kui sa tahad kirikusse minna, siis lähed sa kantslesse, mis tähendab, lähed teoloogia teaduskonda Tartus. Mina tahtsin orelit mängida. Muidugi minu mõistus ei jaganud tol korral ja tol aja situatsioonis, mida isa kõike sellega mõtles. Tänapäeval ma tänan teda, et ta mulle nõnda nõu andis. Aga ma tol ajal ei tundnud, et minust oleks kantslis abi. Ja ma läksin siis otsima ühte niisugust teaduskonda, mis on küllalt iseseisev edaspidises elus, et ma saaksin maksimaalse vaba aja omale hankida muusikaliseks tegevuseks. Ja õigusteaduskond tundus selles mõttes olevat nagu üks sõbralik koht. Ja nõnda ma saingi õigusteaduskonda sisse. Muuseas, jällegi, nagu me siin elus oleme palju sinuga koos esimest korda pidanud asju tegema, mis varem puudusid, olen mina ka üks nendest lindudest, kes pidi võistluseksamiga esimest korda Tartu Ülikooli õigusteaduskonda pääsema. Meid oli seal ka umbes 800 inimest võistluseksamit kirjutamas ja 150 meist võeti. Jumala abiga võeti mind ka vastu. Aga nüüd, kas see stuudium Tartu Ülikoolis võimaldas sul ka jätkata sinu muusikalist tegevust, kas või oreli või klaverimängu või jäi see kõik unustusse? Ei, unustusse ei jäänud, mis väga sõbralikke mälestusi kaasa toob on kõigepealt Eduard Tubinaga tuttavaks saamine, kes sel ajal elas Tartus, samuti Heino Elleriga, kes õpetas Tartu muusikakooli juures, aga nendega kumbagi ma tegelikult muusikatööd ei teinud. Küll aga ma olin väga aktiivne akadeemilises meeskooris, mida juhatas tol ajal Richard Ritsing, kellega ma tänapäevani olen sõbralikus kirjavahetuses. Ja Richard Ritsing kasutaski mind üsna sagedasti ära abikoorijuhina. Tema suitsetamas ei käinud, aga üks ja teine kord elu ja muud situatsioonid, olukorrad nõudsid tal proovilt ära minemist ja siis oli mul alati kohe tegemist. Akadeemilise meeskooriga me olime just ju Ameerika turnee lävel. Kõik kohad, kus me Ameerika ülikoolides pidime kontserti andma, olid juba kokku lepitud. Meeskond oli olemas, eksamitega lauljaskond kokku pandud, kui tuli parasjagu see Vene okupatsioon meile sisse. Nii me olemegi jõudnud nüüd sõjaaega ja venelaste tuleku juurde. Kas sa olid tol ajal siis Tartus või olid Tallinnas tagasi? Olid sa mingisugusel tööl või rakendusid muusikasse ennast? Eesti iseseisvuse mahamurdmise ajal ma olin veel tudeng. Mul oli üks aasta veel õigusteaduskonda teha eksamite kohaselt. Ja kui siis suur Eesti ühiskonna hävitamine peale algas, see ulatas otseselt ka meie perekonda. Oma isa ärilise tegevuse edukuse kaasabil saime meegi vennaga omale tiitleid, mida me varem ei tulnud. Me tulime enne kuulmata halvast sotsiaalsest päritolust. Selle tulemus oli muidugi, et ülikooli õppemaks silmapilkselt muutus meile täiesti üle jõu käivaks ja meil ei jäänud muud valikut üle, kui hakata vaatama, kus mingisugust tegevust ja tööd oma homse leiva pärast hakata leidma. Ja see tõi sind siis tagasi Tallinnasse. Kus sa siis omale igapäevast leiba hakkasid teenima? Muide, vabandust ka, kas olid tol ajal juba perekonnainimene, abielusime? Ei olnud veel, me abielusime nõnda nimetud Vene aja lõpus. Tallinnas ma sain tööd raamatupidajana üsna kohe ühes ilusas väikeses tööstuslikus ettevõttes ja sealt kutsus mind üks sõber ringhäälingusse tööle nõnda nimetatud
heliplaadi kogu hooldajaks. Ja minu peamine ülesanne oli siis hoida, et heliplaadid, mis tagasi tulid mängimiselt jälle õigesse kohta tagasi sattuksid ja et see tuba ka enam-vähem inimese moodi välja näeks ja mitte väga tolmu alla ära ei oleks kadunud. Ringhääling, kui ma ei eksi, asus tol ajal Estonia majas. Ja. Aga sinna tolmu, kui ma võiksin öelda, pühkijaks sa siiski ei jäänud. Peatselt sa tegelesid Ringhäälingus hoopis nõudlikumate asjadega. Seal oli puudust inimesi, kes ennast mikrofoni ees vabamalt võiksid väljendada ja nõnda usaldati mulle 2-3 korda spordisündmuste jälgimist ja ülekandeid. Ma mäletan, ma käisin suusahüpete võistlustel ja murdmaajooksudel ja niisugustes paikades, aga tegelikult ma siiski olin permanentsemalt muusikaosakonna teenistuses kuni Vene aja lõpuni. Aga mõningad rekordid siis spordialal olid sulle ka teada ja tuntud, jah? Ega ma ei pääsenud sellest. Ei pääsenud sellest, jah. Aga siis muusikaalal, kas sa siis juba ka kirjutasid muusikat ise, korraldasid programme või see tuli siis hiljem Saksa ajal? Küll nii natukene, aga mitte oluliselt. Kaljo, tuleta seda aega meelde, kui sa käisid kui paarja oma kodumaal ringi, sellepärast, et sinu vanematel oli teatud majanduslik minevik ja me elasime siis ju nii vaikselt, nii prao vahel, et su profiil võimalikult väikene oleks. Iga liigutus, mis sind oleks rohkem nagu toonud avalikkuse silma alla, ei oleks olnud kasulik ja ma pean tunnistama, et mul oli seal selle tolmupühkimise ameti juures väga hea olla. Pimedas läksin ja pimedas tulin koju tagasi. Kas sa tol ajal jätkasid või alustasid uuesti õpinguid ka konservatooriumi juures? Algasin küll, aga siis olid juba sakslased sees. Nii, et sa siis oli sel ajal. Ja ajal. siis ma läksin tagasi Heino Elleri juurde. Ma mäletan, kahjuks ma ei mäleta, kes, aga nagu sa mäletad, meil oli kompositsiooniklassis kohtade arv oli ette nähtud, määratud. Jah, vist oli. Ja ma mäletan, üks inimene lõpetas, kas see oli Hiop, Johannes Hiop, Väga võimalik. ja üks koht jäi vabaks ja sina veel ei kandideerinud. Sina tulid vist üks aasta hiljem, tulid kompositsiooniklassi ja mina kandideerisin, ma ei olnud üksinda, aga Eller ja Aavik otsustasid mind võtta ja nõnda ma pääsesin sinna õppima kompositsiooniklassi ja õieti dirigentide klassi Rootsi juurde pääsemisega mul ei olnud raskusi. Ja nõnda hakkas siis minu karjäär tegeliku kompositsiooni õppimisega peale. Nii et sa samaaegselt töötasid Ringhäälingus ja jätkasid õpinguid konservatooriumi juures. No Ringhäälingus, kui sakslased sisse olid tulnud, mind kutsuti sinna tagasi ja kutsujaks oli Andres Pirk, kellel oli abi vaja muusikaosakonnas heliplaadi kontsertide valmistajana ja sellega algas minu Ringhäälingu karjäär peale. Varsti, nagu sa mäletad ise, sai minust nõnda nimetatud helimeister, kes klaasi taga pidi hoolitsema selle eest, et mikrofoni ees sündivad asjad kõlaliselt võimalikult hästi välja tuleks. Ja tol ajal ma ise mängisin Ringhäälingu orkestris ja sinu nägu sai mulle väga tuttavaks seal klaasi tagant. Nüüd, aga kas sa samaaegselt oli sul võimalusi ka nüüd oma õpinguid teooriast praktikasse rakendada sel viisil, et sa midagi lõid ka, mis ettekandmist leidis Ringhäälingus? Võiks ütelda niiviisi tagurpidi käiguga, et see tekkis üks sõbralikult ebamugav olukord. Ma kuulatasin ükskord ühte laste saadet, ühte nõnda nimetatud laste ooperit, nagu sa mäletad neid, seda nimetust. Ja see laste ooper hakkas minul oma vormi poolest väga nagu vastu meelt käima. Mispärast ta hakkas vastu meelt käima? Terve see laste saade oli umbes niiviisi, et kitseema läks oma lastega välja aasa peale sööma ja kui nad aasale oli jõudnud, siis kitseema laulis nii. Ja sellele järgnes siis oli kitseema laul ja kui nad siis olid kõhud täis söönud ja hakkasid kodu tagasi tulema, siis jälle jutt räägib, et ja siis jõudis kitseema oma lastega koju tagasi ja lapsed laulsid nii. Nendel muusikalistel numbritel, mis nendele lastesaadetele oli sisse toodud, ei olnud nagu
loomulikku dramaturgilist vajadust üldse eksisteerida, nad tegevust ei arendanud, pigem peatasid. Ma kõnelesin ükskord ühe kirjanduse osakonna mehega nimega Paul Härm ja rääkisin temale seda oma muljet ja tema jagas seda muljet ka minuga ja nõnda kujuneski meist ootamatult üks tore meeskond. Tema hakkas kirjutama kuuldemängusid, muusikat vajavaid kuuldemängusid ja nõnda me kirjutasime temaga koos 4 suurt muusikalist kuuldemängu lastele, mis nõudsid isegi Ringhäälingu suure sümfooniaorkestri kaasa tegemist, sa oled ka hoolega kaasa mänginud neid. Ja meie esimeseks eesmärgiks oli kirjutada, luua selliseid kuuldemängusid, muusikalisi kuuldemängusid, kus muusikalise numbriga loomulikus korras tegevus areneb ka edasi. Ja ma mäletan, Karl Mettus kirjutas ühe sellise kohta ühe pika ja põhjaliku arvustuse ja just toonitas seda fakti, kui osavasti Härm ja Toi on suutnud rakendada 2 meediumit korraga kokku nõndaviisi, et tegevus ei jää poole pealt seisma. Mulle meenub tõesti, need olid väga populaarsed laste, mudilaste hulgas. Ma kargaksin sinu sõnale sisse ja lisaksin niiviisi, aga need olid küll laste kuuldemängud, kuid tegelikult nad olid kõik sümboolselt ühel või teisel viisil Eestimaad valdava okupatsiooni suhtes oma sümbolitega väga magusad ka täiskasvanutel kuulata. Need olid kahemõttelised siis. Väga. Teenisid mitmeid eesmärke. Kas sa nimetaksid mõningaid, sa juba mainisid Härmi, kas mõningaid teisi kolleege tol ajast veel, kes on meelde jäänud? Seal oli palju toredaid kolleege. Tulles nende kuuldemängude juurde tagasi, see oli ju fantastiline olukord, mis Härmal ja minul Ringhäälingu juures töötavate inimestena käepärast oli. Suur sümfooniaorkester. Kõige parem, mis meil Eestimaal oli olemas. Niisugused gigandid nagu Ants Lauter või Hugo Laur või Liidia Vohu olid need, kes sõnalist osa kandsid. Lauljatena me kasutasime niisuguse mehi nagu näituseks tenoritest rääkides, kes Estonias kohe käepärast oli Ott Raukas ja Hugo Laur, üks oli sõnaline, teine oli muusikaline jõuluvana näiteks. Liidia Aadre ja Liidia Vohu olid kahekesi seal niisugused kuningannad ja niisugused näkineiud ja niisugused kujud. Ühed sõna poolest, teised jällegi laulu poolest. Niisugune kvaliteet oli meil käes. Selle tõttu need kuuldemängud võisid tõepoolest väga huvitavaid kunstilisi saavutusi omale lubada. Ja sellised isikud kindlasti ise juba olid sulle inspiratsiooniks. Oli see osa sinu koolitööst siis ka Eller pidas ka silma peal sinu tollaegsel loomingul seoses Ringhäälinguga? Ma pean tunnistama, et see praktiline võimalus, mida Ringhäälingus nende sihtide taotlemisega meile avanes ja mulle eriti, see natukene trotsis minu akadeemilist tööd kompositsiooniklassis. Eller küll naeratades vaatas kõik meie numbrid ja asjad, mis me olime teinud läbi ja kiitis nad heaks. Konservatooriumi õpilane ei tohtinudki ilma oma õpetaja loata üldse midagi avalikus ette tuua. Aga praktiline akadeemiline kompositsiooniklassi töö tingimata kannatab selle all. Kui ma oma isa oleksin tol ajal, ma oleksin osanud ennast paremini õpetada. Nüüd natukene dirigeerimisest. Kui mu mälu mind ei peta, siis sa tegid ühe väikese ärahüppega Tallinnast tol ajal, Saksa ajal ja su teekond viis sind Saksamaale, mis eesmärgil? Kas ma võiksin minna natuke tagasi? Ma ei unusta seda ja ma tahaksin seda jäädvustada, seda esimest loengut, mida Olav Roots meile dirigentide klassis pidas. Kas sa ei olnud ise ka selles klassis? Me olime samal aastal, läksime kõik dirigentide klassi. Olav Roots tuleb klassi, meid oli seal 7 inimest, tüdrukuid ja poisse. Ja Olav Roots ütleb niiviisi, et teie tahate nüüd õppida dirigeerimist. Me kõik kohe nõus. Et dirigeerimine on üks väga-väga ilus muusikaline tegevus
Ja mis puutub dirigeerimisse, siis muidugi see eeldab, et inimene tunneb natukene muusikat ja oskab mõnda pilli mängida nii edasi, aga et üldiselt on ju teada, et kui keegi on muusika suhtes ja muusika suunas huvitatud, siis ta valib omale harilikult selle kõige ilusama pilli ja see on viiul. Kui temast nüüd head viiulimängijat kahjuks ei tule, siis ta suurem osa proovib laulma õppimist. Ja kui juhtub, et lauluõpetajad ei ole võimelised temast jagu saama, siis minnakse harilikult siirdutakse klaveriklassi. Kui klaveriklassi õpetajad kõik on sinust kui õpilasest tüdinenud, ärge siis muretsege, siis on veel see dirigentide klass vabalt ees ootamas. Ja kui, mis on kõige tähtsam, ta ütles, kui nüüd siin selles klassis järsku teil ka edu ei ole, ärge muretsege. Ajakirjad vajavad kriitikuid veel väga-väga palju. Mul see lõikas nagu nuaga südamesse, tollor oli tänapäevani meeldi. Ma tuletasin veel seda lugu Rootsile meeldi, kui me Saksamaal peale sõda kokku saime, tema oli selle muidugi unustanud. Aga oli veel nõus sellega? Väga nõus. No hästi, aga nüüd sinu Saksamaa stuudium. Saksamaa stuudium. No peale sõda me maandusime Saksamaal. Ei, aga kas sa... Ma olin enne Saksamaal käinud. Aavik ja Roots andsid mulle ühe stipendiumi veeta ühed kursused Salzburgis Mozarteumis. Ja me läksime sinna kolmekesi tegelikult. Olav Roots oli see päris kursusele oleja ja Endel Kalam ja mina, me olime 8 tema nagu baasid kaasas vaatlejatena ja nõnda kuulajatena. Aga ka meie saime tegelikust dirigeerimise tööst osa võtta ja kui me siis olime see 3,5 nädalat Salzburgis olnud, kadunud Clemens Kraussi käe all dirigeerimist vaadanud ja õppinud, siis ega meil seal palju midagi enam õppida ei olnud, mida Roots meil ei oleks ammugi juba näidanud olnud. Aga samal ajal me tulime tagasi ja esimest korda Olav Rootsi abiga ta asetas Kalami ja minu nagu Eesti muusikaühiskonna ette, andes meile võimaluse juhatada muusikat Tallinnas kontsertsaalis Ringhäälingu sümfoonia orkestri kontserdil. See oli ju väga hea võimalus enese väljendamiseks sellise orkestriga. Oli küll. Ma mäletan, Endel Kalam juhatas Sibeliuse Karjala avamängu ja mina juhatasin seda Weberi Freischützi avamängu ja mul on, ma pean tunnistama, nii palju sellest Freischützist meeles, et ma mäletan, kuidas Roots mind sealt artistide uksest tõukas sinna orkestri juurde, et mine nüüd juhata oma tükk ära ja teist korda mul on enam-vähem selge mõistus jälle, kui ma tulin juba uksest välja tagasi ja ta raputas mu kätt, et sul läks väga hästi, aga kuidas see tükk tegelikult välja nägi, ma olin loomulikult nii ehmunud sellest atmosfäärist, et ma sellest tegelikult palju ei mäletagi. Nüüd mõni sõna ka selle kohta, kuna nii mitmed Eesti paremad solistid esinesid Ringhäälingus, sina olid tol ajal nende vastuvõtja, sina korraldasid kõik need välised olukorrad nii, et heliliselt pidi kõik täiuslik olema. On sul mõni mälestus sellest ka jutustada, kes tulid esinema, mida te tegite ja kui nõudlikud olid solistid? Sellest on palju ja ilusaid mälestusi, mõned on vähem ilusad, aga milleks nendest rääkida. Ma teeksin ühe niisuguse kokkuvõtte. Haruldane on see ülesanne, kui sulle antakse käsk, et katsu nüüd see viiuldaja või see laulja kõige paremas muusikalises vormis nüüd Ringhäälingusse saateks valmis panna. Lauljaga ei ole asi keeruline, laulja laulab harilikult otse mikrofoni ja ta teab, kus tema audients asub. Aga eriti viiulil on kummaline omapära, et ükski viiul ei mängi täpselt samas suunas oma kõige parema kõlaga. Ja ma hakkasin siis ümber viiulimängijaid kõndima niiviisi ja tuli välja nõndaviisi, et näiteks Ceelial oli niisuke viiul, mis selja tagant palju paremini kõlas kui kaane pealt. Celia Uhkaumeret, sa mõtled. Just.
aitäh. Ja jällegi Carmen Prei-Berensonil oli niisugune viiul, mis kaane pealt jälle paremini kõlas. Ja ka mitte päris 90 kraadi alt, vaid nii. Sa kõndisid ringi ratast ja kuulasid, palusid, inimene mängib. Kuulasid selle kõige parema suuna välja. Ma mäletan, et käisin sinu ümber ka nagu kass ümber palava pudru, kui sõksad toredad soolad mängid, et kus ma kõige parema sinu tšello hääle kätte saan. Ja ma mäletan, see oli kuskil nii madalal, natukene sellest roobist isegi allapoole. Oli vist küll nii, jah. Aga ma lisaksin veel sinu küsimuse teise serva vastamiseks, et kummaline oli tähele panna, et mida suurema võimetega kunstnikuga oli tegemist, ööl tundmata väikesel toonmeistril seal klaasi taga, seda rohkem olid nemad huvitatud oma kvaliteedist ja seda rohkem nad ootasid igat silpi sinu käest nõu kui sellist. Ja selles mõttes, mida väiksemate võimetega kunstnikudega oli tegemist, seda nagu rohkem olin ta oma võimete peale kindlamad. See on vist jah, tavaline elu tähelepanek. Sa olid siis päevauudiste osa kultuuriala toimetajaga Ringhäälingus. Mõni sünnus sellest ajast? No selleks ülendati mind üsna meie sakslaste okupatsiooni aja lõpus. Juhtus niisugune normaalne lugu, et üks väga nimekas saksa dirigent tuli Ringhäälingu orkestrit juhatama ja päevauudiste osakonna oli probleem, et neil ei ole ühtegi inimest, kes viisaka muusikalisi intervjuu teeks ühe külalisega, muusikakülalisega. Ja päevauudiste osakonna juhataja oli käinud üleval muusikaosakonna juhataja jutul ja see oli ütelnud, et rääkige toiga ja nii oligi mul niisugune ülesanne ja see oli väga meeldiv jutuajamine selle saksa dirigendiga, Kleiber oli ta nimi. Tulemus oli ka see, et 2 nädalat hiljem tuli alt direktori käest korraldusmuusika osakonda toi määrata päevauudiste osakonda kultuuriala toimetajaks. Minu peamine ülesanne oli enne sümfooniakontserte kõneleda 3-4 minuti jooksul, mida järgmine kontsert muusika sisu ja ajaloo poolest tahab tutvustada ja see ülesanne mulle tõesti väga meeldis. Varsti oli Päevaleht ja Postimees Tartus ka nendest asjadest huvitatud. Ma panin lihtsalt kopeerpaberi vahele ja nõnda nendest juttudest said ka Päevaleht ja samuti ka Postimees osa. Selles kapatsiteedis aga tekkis üks täiesti uus olukord, mis mulle jällegi väga meeldis. Näiteks mõned isegi poliitilise välimusega situatsioonid möödus Charles Gounod 100-aastane sünnipäev. No Gounod, vaene poiss, prantslane, vaenlane, landes Sender Reevalile kui Saksa Ringhäälingule. Ma läksin meie direktori käest luba küsima, et me oleme nüüd Estonia teatrilaval praktiliselt kõik Gounod ooperid mänginud ja kõik tema balletid tantsinud, et ammugi surnud ka ei ole kuulnud ei ühest ega teisest poliitilisest liikumisest, et kuidas oleks, kui me teeksime natukene, tuletaksime meelde ühe niisuguse vägeva helimeistri sünnipäeva. Tema küsis siis Riiast luba, kas seda võib teha. Riia küsis Berliinist luba, kas võib teha ja Berliin olevat siis Riiale ja Riia jälle andis siis Tallinnale loa, et võib teha. Ja nõndaviisi siis südasõja ajal tohtisime meie ühte prantsuse heliloojat 30 minuti ulatuses tema 100. sünnipäeval meelde tuletada. Üks teine ilus episood, mis mul sellest tegevusest meelde kindlasti jääb, on lugu, kui ma tohtisin teha ühte saadet, mis oli 2 tundi pikk ja selle saate pealkiri oli 50 aastat Eesti ooperi lavastusi. See aastanumber tekkis sõja ajal just õnnetuseks sellest päevast, kus Viira Tartus lavastas Preziosat, Karl Maria von Weberi ooperit Preziosa. See on mulle väga südamelähedane ja omapärane sündmus selles mõttes, et me istusime seal kuuldemängude osakonnas, ma olin käsikirjad muidugi ette valmistanud, olin iga inimesega põhjalikult enne rääkinud kogu sellest saatest, mis me ees seisab, muusika valmis pannud, mida mängiti heliplaatidelt, helilintidelt ja seal ümber istuvad siis niisugused inimesed nagu Juhan Aavik, Artur Kapp, Hanno Kompus, Heino Uuli
ja nad kõnelevad Eesti ooperi lavastamise ajaloost. Igal neist oli väga huvitavat Eesti rahvale ja Eesti rahva ooperimuusika ajaloole lisada. Ma tooksin kogu nendest põnevatest lugudest ainult ühe, mida Hanno Kompus ilusasti ütles. Hanno ütles niiviisi, et kui hakkasime originaalse Eesti ooperi lavastamisega peale, siis lehtedes väga palju oli mõnitamist ja nii nagu üleõla vaatamist, et mis sealt ei tule midagi, etendate korra ära ja siis need ooperipartituurid lähevad kõik kuskile raamatukogu riiulitele tolmu püüdma. Ja siis ta luges ülesse, mitu korda on lavastatud Kalmuneidu või Vikerlasi või Armastus ja surma ja seda ja kolmandat ja neljandat ja kaupat. Ja ütles selle peale, et paistab nii, et nende juttude rääkijate kirjad on nüüd kõik seal raamaturiiulitel tolmu kandmas. Ta oli väga uhke ja kõik teised kinnitasid ühest suust temale veel juurde, et Eesti ooper oli 44-5 aastaks juba täiesti eluõiguse saavutanud. Ilmselt need olid viljakad aastad sinu elus, vaatamata sõjale ja sõjahävitusele, mida need aastad tõid meie kodumaale, aga siis tuli paratamatu osa ka sinule, lõhkumine kodumaalt, nõndanimetatud põgeniku aastat. Palun ütle ka midagi selle kohta, millal lahkusid Eestist ja kuidas, kas jätkasid oma tööd siis Saksamaal, teatavasti sa läks Saksamaale, mitte Rootsi. Ma sain ringhäälingust omale 2 dokumenti. Üks nendest oli Olav Rootsi luba ja teise loa nime ma kahjuks veel ei nimeta, kuna see inimene elab Eestis ja elab praegu. Nende lubadega oli mul võimalik pääseda sellele kuulsale laevale nimega Varteland, mis viis ka meie kindralkomissari ära Saksamaale. Mina olin siis Olav Rootsi sinna laeva peale pääsedes ja minu abikaasa oli üks teine nimi. Ja nõnda saime me enam-vähem ühest tükis Saksamaale. Saksamaale minnes me olime natuke aega ringhäälingu tegemisega Tornis ja see lühikene 3-kuine periood vahest andis minu jätkuvale elule selles mõttes kindla suuna, et Tornis nad palusid, et ma olemasolevatest inimestest teeksin koori, ringhäälingu elukutselise koori ja sealt ma sain siis võib-olla selle viimase hoo oma rattale sisse, mis mind siiamaani koorijuhinaga on tegevuses hoidnud. See koor oli täiesti elukutselistest inimestest koos, teatri inimesed, lauljad, professionaalsed lauljad, Niina Loona, Liidia Vohu, kui nii rääkida, Liidia Aadre, Paul Tammeveski ja nii edasi, täitsa elukutselised lauljad. Me tegime ilusasti tööd. Enni Kalam, Endel Kalam, samal ajal sai ülesande, ta ehitas üles toreda keelpillide orkestri ja oli siis ringhäälingu orkestrijuht ja mina olin siis Eesti ringhäälingu koorijuht. See kestis kuni selle kurikuulsa talve offensiivi alguseni, kus siis Tornis Eesti ringhäälingu tegevus lõppes. Ta hingitses natuke aega veel lääne pool edasi, aga tegelikult enam kunagi lausa tegevusse ei astunud. Ma läksin ülesse oma vanemate poole, keda ma olin saatnud Salzburgi lähedale elama, kuna me olime seal lähedal varem Olav Rootsiga koos liikunud, et see on ainult koht, kus me välismaal olime olnud. Ja me elasime siis sõja lõpu tegelikult seal üleval Alpide jalal. Kas seal Salzburgis oli teil rahulik elu või olite vahel ka hädaohus, et teid tagasi kodumaale saadetakse? Kui ameeriklased lõpuks sisse tulid, ameeriklaste sissetulemine oli ka niiviisi, et nemad jõudsid sinna kanti alles siis, kui juba vaherahu oli praktiliselt sõlmitud. Selles külas, kus ma elasin ühes väikses talus, seal oli kirik ja seal oli kool ja seal oli siis see kasthaus ja metsker või lihunik ja siis oli pagar. Ja see koolidirektor oli ütelnud niiviisi, et kui nüüd sakslaste veri on nii vesiseks läinud, et enam keegi ei julge vaenlasele vastu lasta, siis tema kindlasti võtab võitlusega vastu Ameerika läheneva armee. Tulemus oli muidugi see, et ameeriklased olid juba ammugi loobunud oma elavjõu kaotamise soovist ja kui juhtus, et mingisugune tarbetu tüli nende sõjaväe liikumisel oli, siis toodi lennuvägi, kahruvägi kohale ja puhastati, koristati see koht maa pealt ära ja mindi päevakorras edasi. Ja seda teadsid ka kõik sakslased.
Ja nõnda juhtus, et kui see statement oli tehtud, siis selle küla politsei, natsipolitsei, kui tohiks niiviisi ütelda, 2 tundi enne Ameerika sõjaväe kohale jõudmist vahistas selle kooli õpetaja ja pani trellide taha vangi, et las nüüd sõjavägi ameeriklased jõuavad kohale. No ameeriklased jõudsid kohale muidugi väga õnnelikud, et nad saavad vabastada ühe natsi vangi. Ja paar tundi hiljem tuli välja, et see mees oli vangi pandud selleks, et ta mitte ameeriklaste peale ei laseks. Siis esimese loomuliku liigutusena juhtus see, et ameeriklased tõmbasid selle haakristi selle politsei käise pealt maha ja panid seda kõigepealt politseiametisse tagasi. Selle politseiga muuseas me olime üsna head sõbrad ja tema oli see mees, kes meil tõi selle kurja sõnumi, et vallavanem on andnud käsu, kui Ameerika sõjavägi juba sees oli, et homme hommiku see perekond, isa, ema ka ja raudteejaama pakid valmis kodumaale tagasi transportimiseks valmis olla. Ma kõndisin Ameerika sõjajõudude staapi, mis oli meie lähedal ja nemad tühistasid selle sakslaste korralduse. See oli päris kriitiline moment. Seal on mitu kriitilist momenti selles mõttes. Nüüd, kas linn Altenstadt ka midagi sulle ütleb? No Altenstadti kutsuti mind koorijuhiks sealt väiksest talust, kus ma elasin. Altenstadt oli üks Balti laager, mida UNRWA, nõnda nimetatud United Nations Relief and Rehabilitation organisatsioon oli kujundanud. Seal oli umbes 6000 hinge, 2000 igast rahvusest Balti laager. Ja seal oli eestlastel koor ja neil oli tekkinud koorijuhi kriis, võrdlemisi silmapilkselt ja mõned inimesed teadsid seal minu eksistentsist ja tulid meile maale sinna järele, tule meile koorijuhiks. Ja see otsustas ka õieti selle küsimuse, kas minna UNRWA laagrisse elama või mitte. See ei olnud sunniviisiline mitte tol ajal. Ja nõnda meil oli seal üks tore ilus 100-liikmeline segakoor ja see töö läks väga ilusasti käima. Ma tahaksin selle segakoori tööst meelde tuletada vahest ühte väga liigutavat momenti, mis oli vabariigi aastapäeva aktus 1946. Aktus, oma kõned, oma ilusad sõnad, jumalateenistuse osa, mälestatakse langenuid. Koor pidi laulma laulu langenute mälestamiseks, Mihkel Lüüdigi laulu Laevnik. Üks laevnik sõudis ja kaldale jõudis. Aga kuidagi viisi need sõnad ja kogu see situatsioon, see atmosfäär tungis meile nii lähedale, et lauljad üksteise järele lõid lausa nutma. Ja see laul lõppes meil täitsa poole pealt, lihtsalt pidulikult sulas ülesse. Aga võib-olla paremini ei saanudki seda teha. See toimus siis 1946. aastal Altenstadtis. Ja. Sama aasta suvel me tegime seal selle kuulsa Balti näituse, mille hõlmas me korraldasime ka esimese eestlaste laulupeo, kuhu üle Saksamaa tulid rahvad kokku. Meil oli seal ligi 400 lauljat ja sealt algas siis ka, võiks ütelda nii veel laiemas kaares, minu koorijuhtimise tegevus. Keislingis oli ka juba tekkinud suur tugev eestlaste laager. Altenstadtis sa siis siirdusid Keislingeni. Ja nad kutsusid mind Keislingeni ja sinna ma siis ka varsti läksin. Altenstadti inimesed muidugi ei olnud õnnelikud. Loomulikult. Ja Keislingen kujunes Saksamaal, võib-olla Lõuna-Saksamaal üheks oluliseks eestlaste keskuseks, mis võimaldas väga paljudel asjadel toime tulla, mida võib-olla väiksematel keskustel kunagi ei oleks võimalik olnud. Ma vihjan teatrile, ma vihjan koolile, täienduskoolidele, isegi käsitöökoolidele, mis meil oli väga head ja väga kõrge kvaliteedis. Inimesed õppisid uusi ameteid selleks, et väljamaal ennast päevast päeva uuesti hakata maksma panema ja nii edasi, nii edasi. Mind tõmmati ka teatri juurde tööle, alguses koorijuhina, koormeistrina ja siis lõpuks orkestrijuhina. Ja selles kapatsiteenis oli ka mul mõndagi huvitavat võimalik Eesti ajaloole pakkuda. Ja. Kui ma ei eksi, seal Keislingenis olles Saksamaa päevadest sa tõid ka esiettekandele meie suure muusika
pedagoogi ja helilooja Juhan Aaviku esimese sümfoonia, kus sa leidsid sümfooniaorkestri ja kus see esiettekanne toimus? Ma lugesin lehest, et Aavik on lõpetanud oma esimese sümfoonia kirjutamise Stockholmis. Ma mõtlesin, tore, et Aavik kirjutab niisugust hõlpsasti mängitavat muusikat, meil 30-liikmeline orkester, et järsku me jõuame ära mängida. Kirjutasin Aavikule. Kui partituur kohale jõudis, siis oli silmapilkselt selge, et kahjuks ühe pisut suurendatud salongorkestriga Aaviku sümfooniale haiget teha ei tohi. Hakkasime siis otsima, mis nüüd ette võtta selle asjaga, et jääb ära lihtsalt. Ja ma käisin ühel Stuttgarti sümfoonia, nõndapäevad Stuttgarti filharmoonikute kontserdil ja sain paari inimesega tuttavaks ja läksin siis nendele ükskord külla päris ametlikult, et kuidas oleks, et palju te tahate, kui te tulete Geisingeni ühte kontserti mängima. Ja see hind ei olnudki väga ehmatav. Kõnelesin teatri direktsiooniga, et kuidas oleks. Direktsioon andis mulle selles mõttes lootust, et jätkame läbirääkimisi. No siis me asusime kiiresti hääli välja kirjutama ja nõnda juhtuski, et vabariigi aastapäeva aktusel 1947 me kandsime siis vabariigi aastapäeva puhuks Aaviku sümfoonia seal Geisingis Eesti ühiskonnas ette. Ja see muusika meeldis sakslastele väga, mul on üks väga ilus arvustus, mida saksa lehed arvustasid ja ütlesid terve selle muusika kohta. Ma ruttaksin ka seda kummalist situatsiooni veel siia lisama, Kalju, et meie ju elasime seal Geisingen linnas teatud mõttes nagu vaeste majas. Meil elukutsed ei olnud, tegeliku igapäevase tööga meil tegemist ei olnud, meie elu ülevalpidamine ja korter ja peavari, kõik oli hoolitsetud selle United Nations organisatsiooni poolt ja selles mõttes me otsisime teinekord normaalset igapäevasele elule lähedasemat tegevust. Meid oli aga sinna laagrisse toodud ameeriklaste poolt poolest saadik selle linna ühiskonna karistamiseks, sest juttude järele, mida ma ei tea, olevat see Geislingen an der Steige olnud üks väga kõva hitlerlik kants. Ja selle tõttu ameeriklased leidsid, et seda linna tuleb nüüd natukene karistada. Ja kuidas see karistamine käib? Toome sinna üks 5000 kodutut inimest sisse, võtame majad ja elamise käest ära ja näitame, kus on ameeriklaste jõud ja ilu. Sa võid ju omale ette kujutada, mismoodi need vaesed inimesed tundsid, meilt võtsid venelased meie majad ja elamised käest ära ja me olime nüüd järsku selle kepi kõige mustema otsa peal. Me olime see tööriist, millega karistati inimesi teatud poliitilise mineviku pärast. Ja sa võid ka omale hästi ette kujutada, mismoodi see ülejäänud Geislingeni elanikkond suhtus meisse, kes me seal siis nüüd nende majades ja nende kodudes elasime, nende mööbli sees. Ja see tunne mugav ka ei olnud. Ja muusika, võiks ütelda, oli esimesi purdeid, millega see ümbritsev saksa ühiskond hakkas meid rohkem ja ikka rohkem inimestena kohtlema, et me päris kiskjad loomad ei olegi. Ja see Stuttgarti kontsert, Stuttgarti filharmoonia kontsert, Eesti muusikat mängides Eesti ühiskonnale, sakslastel oli sinna kontsertsaaliga vaba pääsenud püha taevas, nende suur orkester tuleb, nad tulid nii palju kui mahtus sinna kuulama. Ja sealt hakkasid need niisugused loomulikud kontaktid peale. Ma kutsusin linna muusikamehi, kes linnas elasid, meie teatriorkestrisse rohkem ja rohkem mängima. Ja neid purdeid tekkis ikka rohkem ja rohkem nõndaviisi, et 49. aastaks, kui tegelikult Saksamaalt lahkumise palavik ja loomulik liikumine väga kõrgele tõusis, olime meie suutnud, ja ma ei häbene seda arvata, mis ei ole muidugi 100% ainus tee ja võimalus, aga ma arvan, et nende muusikaliste purretega ümbritsevasse pisut vaenulikku Ameerika ühiskonda, mitte Ameerika, vaid Saksa ühiskonda, et meie lõpuks saime nende sakslastega võrdlemisi normaalses ja ühiskondlikult sobivas situatsioonis jällegi oma läbikäimist arendada. Kui ma ei eksi, Saksamaal olles oma kooridega sa reisisid
ka eri eestlaste keskustesse, andsite kontserte, oli see nii? Ja meeskooriga, mis meid on, mul on üks pilt kaasas meeskoorist. Meeskooriga me tegime väga palju ringreisi, me laulsime meeskooriga ka Stuttgarti ja Müncheni raadiotes. Ma mäletan, Müncheni raadios anti meil kell 7 hommikul esimene ülesvõtte aeg. Nüüd iga inimene, kes vokaalmuusikast midagi teab, tal on selge, et kell 7 hommikul inimese hääleline võime on võrdlemisi veel une hõlmas. Me muidugi tõusime juba kella 5 üles, tegime tund aega võimlemist ja siis veel pool tundi jooksmist ja läksime pool jooksus Ringhäälingu stuudiosse ja tegime oma asja võrdlemisi hästi, nõnda, et kui meid järgmine kord sinna juba tagasi kutsuti, siis kutsuti ajal, mis ikka on inimlik ja viisakas. Meid aktsepteeriti meie laulmise ja mitte meie poliitilise mineviku pärast. Selline viljakas tegevus, kas see ei meelitanud sind siis ka Saksamaale jääma, aga nüüd sa oled siiski Torontos ja miks pärast sa lahkusid Saksamaalt ja millal ja teatavasti tulid ju Kanadasse, reegliks oli, et Saksamaa eestlased siirdusid USA-sse ja Rootsi eestlased tulid Kanadasse, sa pöörasid selle ümber. Väljarännumaad olid tegelikult õige mitmesuunalised ja lahti, nad olid tegelikult kõik. Olgu Ameerikasse, Kanadasse või Ameerikasse. Meie oma väikses ringkonnas arvasime, et Kanada on rohkem euroopalik kui Ameerika ja selle tõttu tekkis meil teatud väike sümpaatia võimaluste suunas, mis olid sinna või tänna suunas olemas. Austraalias oli natuke liiga kaugele minna, kuigi see oleks silmapiltselt ka olnud saada. Tegelikult juhtus niiviisi, et terve rida toredaid laulumehi Eesti meeslaulu seltsist Keislingenis olid juba Kanadasse tööle tulnud, nende perekonnad olid mõned veel sinna maha jäänud, et mehed elavad siin korralikult. Siis see paneb nagu elu käima, siis perekonnad tulevad järele. Ja võiks ütelda, et nende inimeste kaudu tekkis veel suurem huvi Kanadasse tulemiseks ja faktiliselt ja praktiliselt Montrealis elavad lauluvennad Eesti meeslaulu seltsist Keislingenist hoolitsesid selle eest, et nad leidsid ühe sponsori, kes mu perekonna siia tulemise nagu garanteerisid. Ja selle tõttu see Kanadasse tulemine oli mul üsna kerge. Meil ei olnud kontrakti kohustust kuskil aasta otsaks tööle minna, aga teisest küljest olid esimese töö leidmisega natuke rohkem tegemist kui mõne kontraktiga tuleval inimesel. Jah, aga sa olid ju teatud mõttes jurist ja muusikamees. Tol ajal sa veel arvepidaja ei olnud, aga ikkagi oli neid eeldusi nii, et mõningad uksed avanisid sulle ka Montrealis. Montrealis muidugi hakkasime kohe Eesti koorilaulu tegemisega peale ja leiva teenimise osas mul oli tore koht tulemas, aga seal põlati mind natuke liiga vanaks, olgu koolipõllule minekuks või siis panka tööle pääsemiseks. Sel ajal 49. aastal oli Kanadas ka teatud tööpuudusega tegemist. Ja tekkis niisugune sõbralik olukord, et ma sain ühte väikesesse gruppi kontrabassi mängima, mida ma koolipõlves olen ka hoolega vetiku käe all juba harrastanud ja me teenisime 1,5 aastat toredasti omale sissetulekut ühes öölokaalis mängimisega. Meie palk oli 4 korda suurem kui tol ajal üks tavaline palk oli. Ja ma tahaksin rõõmuga ütelda niiviisi, et sel ajal, kui me seal mängisime, kord oli niisugune pool tundi mängid, pool tundi on paus. Ja need pooled tunnid, me 6 tundi pidime üldse olema Rakkes, 6 päeva nädalas. Need pooled tunnid kulusid ära 3 inimesel, kes meid oli, kõik eestlased. Üks on üle maailma kuulsusega asfaldi eriteadlane nüüd, ta valmistas ennast ette keemiainseneriametile. Teine on praegu magistrikraadiga gümnaasiumi muusikaõpetaja Ameerikas ja 3. olen mina. Me hakkasime kõik omale uusi ameteid või ameteid kui selliseid õppima, mis ümbritsevas ühiskonnas loomulikus korras oleks tarvis. Ma võtsin raamatupidamise käsile ja muusika samal ajal korra, ma tegin 2 asja korraga. Raamatupidamine, kas saaks seda õppima kaugõppe teel? Ja samuti ka muusikat. Kas sa kordaksid veel kord, millal sa jõudsid Montreali ja siis kui kaua
peatusid Montrealis ja veel sinu tegevus Eesti kooridega Montrealis? Me jõudsime Montreali 49 sügisel. Ants läks kohe kooli, Ants oli just esimese klassi vanus. Ja poeg Ants. Doktor Ants. Ta ei osanud ühtegi sõna inglise keelt sel ajal. Me ei olnud ka õpetanud, et me olime kindlad, et ta õpib siin palju parema inglise keele. Ja nii oligi, et üks umbkeelne lapsekene läks esimesse algkooliklassi ja jõuluks rääkis parema kõlaga eesti keelt kui inglise keelt kui meie kunagi. Seda oleksime võimelised tegema. Montreali karjääri kohta kõneledes Eesti koorilaulust ma lisaksin seda, et taas võib-olla ma olin mõnes mõttes jutumärkides selle koori edukuse ohver, sellepärast, et kui Toronto Eesti meeskooril oli natukene kõvema käega juhti vaja, siis nad kangutasid mind sealt Montrealist ära Torontosse. Olgu see nendele kiituseks öeldud, sest ma vaatan suure rõõmuga tagasi oma Montreali karjäärile ja väga tänulikuna tagasi kogu oma elule siin Torontos. See oli võit Torontole, aga kaotus Montrealile ja sõbrad mängisid jällegi väga kaaluvat osa siin. Jälle, jah. Samad lauluvennad. Samad lauluvennad. Ja mida hakkasid siis tegema Torontos? Elukutseliselt, muusikaliselt õppimine? Torontos see raamatupidamise õppimine oli muidugi suureks kasuks. Ma sain võrdlemisi kohe omale toreda töö ühe suure konstruktsioonifirma juures ja sealt samm-sammult edasi varsti ma olin raamatupidaja, varsti pearaamatupidaja ja 15-16 aastat hiljem, kui ma panin selle töö lõplikult maha, siis ma olin ühel võrdlemisi suure vabriku finantsdirektor. Tänu õiguse teaduskonna tööle, mis julgustas seaduseraamatute ja õpetas seaduseraamatute lugemist. Raamatupidamise kõige vastutavam osa viimases faasis on ikkagi kohapääsete korralduste, seaduste tundmine ja õiguse teaduskond on selleks väga loomulik ettevalmistav tee. Teiste sõnadega sa töötasid aastaid ärialal ja lõpetamisel see andis sulle vabad käed siis täielikult pühenduda loomingule, õppimisele, dirigeerimine. Jah, no muidugi töö kõrvalt sai ju kogu aeg ka kooriga ja koorilauluga tegeletud. Toronto Eesti meeskoor oli üks mu südame rõõm. Esimese Eesti päeva jalus tekkis olukord Toronto Eesti segakoori juures, et nad jäid oma koorijuhist ilma. Ma läksin sinna nii ütleme seda laulupeo kava nendele õpetama ja see minu karjäär nende juures kestis ka 17 aastat, mis oli kõik üks suur rõõm, kui selline. Need koorid, mõlemad, on andnud minule ja ma loodan mina nendele ka väga palju rõõmu, enesekindluse ja eneseteadvuse arendamisel selles pagulasühiskonnas alguses väga keerulises majanduslikus elus olukorras elavale Eesti ühiskonnale. Nende kooride abil viisime meie eesti keele Massey Halli, kohta, kuhu Kanada kõige parem muusika ainult ulatab. Viisime ülikooli aulasse, kohta, kuhu ainult ülikooli asjus minnakse muidu, Walter Halli või Toronto muusikaülikooli kontsertsaalidesse. Toronto Eesti segakooriga me käisime Lincoln Centeris laulmas. New Yorgis, jah. New Yorgis. Toronto Eesti meeskooriga käisime meie kutsutuna avamas Stratfordi teatri avamist. Avamispidustustele kutsuti Toronto Eesti meeskoor laulma. Ja oli aeg, kus võib-olla Toronto Eesti meeskoor oli Toronto linna meeskooride kõige esinduslikum koor. Ilma, et see tohiks uhkustamise või eputamisena tunduda. Eestlastena me oleme uhked selle peale. Meeskoor tegi ka, kui ma ei eksi, kontsertturnee Ameerika läänerannikule, Kanada ja Ameerika läänerannikule ja ka Euroopasse. Euroopasse, jaa. Meeskoor armastab ja lauluvennad alati armastavad rännata oma lauluga. Need on olnud väga ilusad reisid, väga soojad südamlikud ja rahvusgruppid üksikud kildusid nii toredasti ühendavad. Ma tooksin võib-olla lihtsalt mälestustena üles 2 sündmust eriti Euroopas, kus me käisime laulmas. Me laulsime
kõigepealt Pariisis, siis me olime Stuttgardis, siis me olime Helsingis, Stockholmis ja Göteborgis ja Londonis. Helsingis me laulsime Helsingi konservatooriumi saalis ja meil oli öeldud niiviisi sõbralikult, meil oli juba öeldud, ma kargan tagasi, et kahjuks teie televisioonis laulmine peab ära jääma. Nõukogude saatkond oli väikse demarši teinud ringhäälingule ja Soome televisioonile ja palunud seda pagulaste koori mitte kasutada. Nähtavasti oli New Yorgi Helsingi televisioonis kodumaalt tekitanud tarbetut rahutust. Me elasime selle paugu üle ja siis anti meile vaikselt mõista, nagu see on ilus kooride välismärkide juures, siis koori lippul üks pool on Eesti värvid, sinine, must, valge ja teine pool on siis nagu koori värvid ja koori embleem ja moto ja nii. Meeskool oli täpselt samuti suur ilus lipp. Ja meile oli vaikselt mõista antud, et olge kenad, ärge seda sinist, musta, valget väljapoole pange see koori külg välja. Ja meil on põhjust mitte oma Helsingis viibimisega soomlastele tekitada arusaamatusi Nõukogude Liidu saatkonnad läbi. Ja me tegime seda. Panime oma lipuks ilusti üles ja tegime oma laulud ära, seal laulsime nagu lahti ja tutvunesime kohaga ja läksime siis õhtul laulma ja sinine, must ja valge oli väljas. Aga meie südamed olid puhtad. Hakkasime siis uurima, et mis juhtus. Konservatooriumi majahoidja oli tulnud nii nagu veel üle vaatama viimasel minutil enne kontserdi algust, kas kõik on heas korras ja vaatab, et Eesti koor tuleb laulma ja värv ei olegi väljas. Ja oli oma käega keeranud selle koori poole sissepoole ja Eesti värvid väljapoole. Ja meie käed olid ka puhtad, et me ei olnud soomlastele ise provotseerinud tarbetut arusaamatust vankadega. Stockholmis me laulsime kontserthüüsiti suures saalis. No seda kontserti me ei unusta ka. Ükski mees, kes seal laulis, seda ka ei unusta. Seda vastuvõtut tormi, seda soojust, mis oli olgu nii Helsingis või nii kandunud edasi Stockholmi ja siis see kuulus kontserthüüsiti suur kontsertsaal. Ja kõik need toredad Eesti muusika, ajaloo ja kirjandusajaloo inimesed olid seal kõik reas. Niisugust vastutust ühest küljest ja rõõmu teisest küljest on võimata ette kujutada. Ja see on üks meeldejääv reis. Mulle endale meenub ka, kui te asusite siit Toronto lennuväljalt teele, kuidas teid õnnistuspalvega saatis teele vana Andrese tolleaegne õpetaja Otmar Pello. Ja ta ise sõitis ka kaasa. Ei sõitnud. Ei sõitnud, ta jäi Torontosse, jaa. Sa oled siin ka kiriklikult tegev olnud Torontos, kuigi teoloogi võib-olla selles formaalses mõttes sinust ei saanud, aga sa rakendusid tööle nii mitmesse kirikusse, küll Eesti kui ka Kanada kirikusse organistina. Üks osa kiriku juures on muidugi oreli mängimine või jutluse ütlemine ja teine on kirikus kirikulisena viibimine. Minu printsiip, kas see on hää või halb, aga ma ei lähe kunagi kirikusse orelit mängima. Ma niikuinii läheks kirikusse. Et ma siis orelit saan mängida, see on veel lisarõõm, võiks niiviisi ütelda. See käib minu loomuliku elu tunde ja filosoofiaga ilusasti kokku. Selles mõttes ma ei ole kunagi ennast tundnud oreli mängijana kirikus mängides, vaid ühe loomuliku kirikulisena, kes pühapäeval jumalateenistusel on saabunud. Aga samal ajal see oreli mängimine kui selline on mulle väga-väga palju rõõmu valmistanud ja väga palju ka muret tekitanud, kui läheneda oreli mängimisele Eesti kirikute atmosfääris ja luterlikule loomulikule põhiprintsiibile ühe korraga. Millest ma räägin? Ma räägin sellest, et Luteri doktriinide, protestantlikude doktriinide hulgas, ja ma kargan ühe kiillausega mujale, siin samas kirikus ma mäletan selgesti, kui kadunud õpetaja Pello ühes jutluses ütles, et sõna
protestant on võtnud tänapäeval täiesti vale sisu. Et ei ole niisugust asja, et protestant tähendab seda, et me protesteerime millegi vastu. Et see sõna protestant tuleb sellest, mida ladina keeles Martin Luther ütles, et see on, mida mina tunnistan. Protest. Mitte üks sõna, vaid kaks sõna. Selle tunnistamise, luterliku tunnistamise üheks sisuks on, et kogudus peaks võtma jumalateenistustelt aktiivselt kah osa. Millised oleksid jumalateenistuselt aktiivselt osavõtmise vormid? Luther ise leidis need kohe. Üks on vaikne palve. Isegi õpetaja ei räägi. Teine on koguduse laul. Ja see teine osa, ja minu orelimäng on nüüd see, millele ma vihjan, ma panen tähele, et meie muusika, mida me koguduse lauluks oreli peal peame mängima, sellest 1835-6. aastal ilmunud Punšli koraali raamatust, need on kõik nii hirmus kõrged, et kogudus tegelikult mõnusalt ei saa laulda. Ja kui kogudus mõnusalt laulda ei saa, see on ju formaalselt kõneldes otsene, ütleme, doktrinaarne eksimus Luteri nõudmise vastu. No me oleme muidugi need koraalid nüüd madalamale transponeerinud nõnda, et kogudus tõepoolest rõõmuga saab oma häält tõsta. Ma mäletan, ma tegin ühe ettekande Baltimoris peetud Eesti päeva ajal kiriku koosolekule, kus ma lugesin üles, et kui palju koraal on üldse meie Punšli muusika kaasabil lauldavad ja konstateerisin väga julgelt, et ainult 9 või 5 on lauldavad, kõik ülejäänud 206 ei ole. Ja muidugi me oleme selle koha pealt palju tööd teinud ja olukorda parandanud. Kogudus peab saama mõnusasti laulda, rõõmsalt laulda. Nüüd sinu tegevus Torontos ei piirdunud mitte üksnes eestlastega, Eesti kooridega, vaid sa sattusid peatselt ka Toronto konservatooriumisse, küll õpilasena, õppejõuna, siis sa reisisid Šveitsi, sa tegid oma magistritöö, siis ka doktoritöö. Need on kõik väga laiahaardelised alad, aga ehk mõne sõnaga palun kirjelda ka neid sinu tegevusalasid. Üks muidugi täiendab teist, nagu sa tead. Akadeemilise töö juures õpetamise tegevus on peaaegu nii nagu kaasnähe, loomulikus korras. See on alati nii olnud ja loodetavasti ka alati nõnda jääb. Kui mul poeg lõpetas ära ülikooli, siis ma ütlesin talle, et nüüd oled sina oma elutee otsa peal väljas. Nii sümboolselt öeldud on, minu kohustused on täidetud. Aga minul on veel mitu saapanööri kinni sidumata, mida elu ja aegade surve läbi mul ei ole enam siiamaani korda teha, et nüüd on minu kord. Ants on oma elu ilusasti ära elanud ja oma töö otsa peal väga lähedasti väljas. Kui sa mäletad, ta lõpetas kõigepealt Harvardis oma spetsialismi, jäi sinna kohe Harvardi ülikooli juurde tööle, kutsuti ära Hamiltoni McMasteri juurde ja ta viimane aasta on juba siin Toronto ülikooli juures ultra kõrgsageduse heli spetsialistina ja professorina tegev ja tegelikus arstiteaduslikus töös ka. Ja mis sõlmede sidumisest ma räägin? Õiguse teaduskond jäi mul lõpetamata sõja tõttu, konservatoorium jäi mul sõja tõttu lõpetamata ja paljugi teisi niisuguseid asju on jäänud ümmarguseks tegemata. Ja töö ja elu ja selle ühiskonna ja selle riigi situatsiooni kaasabil, milles me praegu siin nii rõõmsalt veel elame, need avasid võimalused, et mina võin neid asju veel teha, mis ma tunnen, on pooleli jäänud. Ja nõnda ma läksin siis ka uuesti tudengiks tagasi, hakkasin otse Toronto konservatooriumi juurest peale, peamiselt muusika keele õppimise pärast, lõpetasin seal pooleteise aastaga kompositsiooniklassi, aplikeerisin ühte Šveitsi ülikooli, kus kuni doktoritööni võis töötada, sain ka sinna sisse,
kui ma lõpuks sinna sisse sain, selgus, et see on ainult täis stipendiumiga töötav ülikool ja ta töötas 3 aastat ülemaailmse majandusliku surve tõttu, jäi ta rahade puuduselt siis seisma, aga ma sain oma magistri sealt kätte kompositsiooni alal. Ja siis ma olin lugenud Eesti rahvaviisi kohta võõraste rahvaste ja võõraste sulgede poolt kirjutatud märkusi. Nagu näiteks üks sakslane, üks väga nimekas etnomuusikoloog sakslane kirjutab üldse soomlaste ja eestlaste rahvaviisi kohta, et see on kõik nagu Eskimo kuskil nii, et imelik. Ja siis üks ungarlane, üks Ameerikas elav Ungari etnomuusikoloog võtab suu täis ja ütleb niiviisi, et vaat Eesti rahva ja Soome rahvaviis on tundmatuseni originaalist muutunud, kuna need vaesed rahvad on elanud niisuguse tohutu poliitilise tuule käes kogu see aeg ja et vaat Ungari rahvaviis on see puhas. Ja ma jäin natukene mõtlema toot, et minu arust see Transilvaania on olnud palju hullema tee risti peal, kui nüüd see Soome ja Eesti tagamets seal, kus neil on rootslasid ja venelased, sakslased möllamas käinud, aga siiski kindlasti väiksemas mastaabis, kui nüüd vaesed ungarlased on pidanud läbi tegema. Ja see tekitas minul täiesti uue ambitsiooni püüda selgitada, kus kohal teaduslikus valguses ja jaheduses asub Eesti rahvaviis. Ja ma hakkasin siis otsima, kuidas oleks võimalik leida ühte niisugust vahendit, millega seda Eesti rahvaviisi maailmale tutvustada, mismoodi ta välja näeb. Rahvaviisi analüüsimise probleemi kõige keerulisemaks ülesandeks on see, et muusikat on sõnaga peaaegu võimata seletada. Kui sa tahad ühte 4-taktilist pisikest muusikatükki seletada, see võtab terve lehekülje. Kui sul on 10 viisi, siis on 10 lehekülge. Kui sul on 1000 viisi, siis on 1000 lehekülge. Eesti rahvaviisi on 24 000. No kes jõuab 24 000 lehekülge informatsiooni korraga oma silmade ees hoida, et ühte viit või viisi teisega võrrelda. Ma hakkasin uurima meetodeid, kuidas seda oleks võimalik teha ja tõepoolest nad kõik kannatasid enam-vähem selle ümberjutustamise materjali tohutu ulatuse all. Kuni ma lõpuks kohtasin otse siin linnas ühte inimest nimega Kolinski, doktor Kolinski, kes oli Toronto ülikooli juures etnomuusikoloogia professor olnud, just oli värskelt professor emeritus, tore kena inimene. Helmholtzi assistent Berliini ülikoolist enne natsi aega. Ja tema oli töötanud välja ühe süsteemi, mis matemaatilise vormeliga oskab ühe viisi välimust kritiseerida või vaadelda ja hinnata. Võrdleva rahvaviisi vaatluse valguses paremat meetodit ei ole, kui üks muusika on tõlgitav ühte matemaatilisse vormi. Ja ma hakkasin temaga rääkima, et kas ta ei oleks nõus tulema minule selleks patrooniks, kelle valve all ma oma doktoritöö teeksin Eesti rahvaviisi analüüsimise alal. Väikese palve ja mõjutamise kaasabil oli ta sellega nõus. Ma leidsin omale veel ühe teise õppejõu, kes minuga oleks nõus tegelema Torontost ja leidsin ka ülikooli, kes oleks nõus seda tööd oma hõlma all lubama, et ta lubab seda tööd võib teha. Ja lõpuks oli mul nagu see tervisekontroll, organisatsioon oli 6 inimest, 4 professorit ja 2 oponenti, nõnda nimetatud peers, nagu inglased kutsuvad oma hulgast, kes minu tööd kontrollisid ja see võttis mul umbes 2 aastat aega, kui ma selle töö olin teinud. Mida ma siis tegin? Ma analüüsisin kõik Tampere 5 kogus, kus on umbes 1500 Eesti rahvaviisi noot-noodilt, silp-silbilt läbi, mismoodi see muusika välja näeb nende matemaatiliste vormelitega, mida Kolenski lubab kasutada või soovitab kasutada ja ise on kasutanud paljude teiste rahvaste rahvaviiside analüüsimisel. Nõnda oli tema kaasabil tekkinud üks soodne olukord, et meil on teada, kuidas Saksa, kuidas Poola, kuidas Leedu, kuidas Ungari, kuidas Prantsuse, kuidas Vene rahvaviisid välja näevad samade vormelitega. Ja nüüd paneme Eesti rahvaviisi sinna kõrvale ja palun, niiviisi näeb Eesti rahvaviis välja. Kas ta nüüd on kus mõne teise rahva pärast
rahvapärandiga sarnane või mitte, on nüüd võimalik võrrelda. Aga inimesed olid võtnud suu täis ja ütelnud, et tuleb kuskilt sealt. See ei ole teadus, niisugune lahmimine. Ma tegin selle töö ära, 805 ma leidsin Zeigleri raamatust rahvamuusikapärandid ja 1500 Tampere 5 kogust. Ja siis, kui ma olin kogu töö lõpetanud, Kolinski oli minuga nõus, et ma viskan kõik need 805 välja, sellepärast mul tekkis mure, et Zeigeril oli ühe rahvaviisi ilmestamise postulaadi tõestamiseks vaja rütmiga ühenduses olevaid viise leida ja ma kartsin, et ta selle 24 000 viisi hulgast on valinud need laulud, mis tema postulaadile hästi lähedal seisavad. Ühesõnaga statistiliselt mitte juhuslik materjal. Ja selle tõttu ma jätsin selle materjali tegelikult kõik rakendamata ja tõin oma töösse ainult Tampere laulud, mis olid mitte juhuslikult, vaid valitud, et ilmestada meie ühiskondliku elu, perekonnaelud, sündmused, matused, töö, rõõm, mängud. Ja Kolinski süsteemi kaasabil, ma olen sellest ükskord Tartu Instituudi ühel loengul kõnelenud, oli mul võimalik tõestada, et seal oli üks mees nimega Fabricius, ta käis Eestimaal 1600 kunagi ja kirjutas siis pärast oma reisimuljete all, et Eesti rahvas on niivõrd vähe arenenud rahvas, et nende keeles puuduvad kõik kõrgemaid tundeid nagu isamaa, armastus, pärisarmastus, esteetika ja ilutunne ja kõik sõnad. Et niisuguseid asju, selliseid asju kirjeldada, need sõnad kõik eesti keeles puuduvad. Ja mulle läks Kolinski meetodi kaasabil korda tutvustada, et need elemendid, muusikalised elemendid, mida meie rahvaviisid kirjeldavad kui perekonnaelu, kui rõõmsaid sündmusi, kui kurbi sündmusi, on kõik nii palju üksteisest erinevad, et Eesti rahva süda kindlasti tundis kõiki neid erinevusi, hingelisi erinevusi, mille puudumis meie keeles ja Fabricius meid süüdistas. Ma ütleksin, et ma olin väga-väga õnnelik, kui tänu Kolinski meetoditele läks mul ühele onule võimalik natukene tagasi kinkida pisut valitud ja mõtlematuid väljendusi meie rahva vastu. Muide, sama metoodikat sa rakendasid ka siis hiljem meie koraali analüüsides ja selle alusel õpetasid ka siis tulevasi õpetajaid Usuteaduse Instituudis. Ja, miks koraaliviisid on hästi lauldavad või miks nad ei ole hästi lauldavad? Just. Ja, see on täitsa loomulik. Nendest Kolinski asjadest ja Kolinski meetodiga saavutatud tulemustest ma kirjutasin oma doktoritöö. Keegi ei ole minu doktoritööd varem näinud. Siin tema on selles raamatus. Siin ei ole rohkem kui 600 lehekülge materjali. Aga see on praktiliselt kõik matemaatika. Mitte muusika, vähe nooti kui sellist. Aga lõpptulemused on tagasi helikunsti tõlgitavad. Kirikumuusika kui selline on viinud mind ka Usuteaduse Instituuti ja Usuteaduse Instituut ise on andnud mulle toredaid võimalusi mitmekordselt rakendada neid loomulikke elemente, mida ma enne nimetasin, protestantlikke printsiipe, mida Martin Luther soovitab, et meie oma koguduste juures rakendaksime ja see on koguduste praktiline jumalateenistusele kaasa võtmine ja mitte ainult ärakuulajana osavõtmine. Niisiis, sa oled õppejõud Usuteaduse Instituudis, aga samuti ka Toronto konservatooriumis. Milliseid alasid õpetad seal? Kas on mõningaid nimekaid õpilasi, kes on mõni sulle ka rõõmu valmistanud? Kõik õpilased valmistavad rõõmu. Ja noored inimesed alles kujunevad, võiks niiviisi ütelda. Ja kompositsiooni näiteks, mida ma õpetan, seda väga paljud instrumentalistid õpivad selleks, et oma ettekande võimet arendada, et ühest helitööst paremini veel aru saada, et tema ettekanne võimalikult sisukamaks ja avaramaks muutuks.
ühest küljest. Dirigeerimist ma õpetan. See valmistab mulle palju rõõmu. Värskelt oli mul see suur rõõmupäev, kui üks dirigentide klassi õpilane tuli ja tagasi jutustas, et ta oli saanud juba esimese kiidukirja oma koori käest, millega ta tööle oli asunud. Ma nõuan, et koorijuhid ei tohi kasutada negatiivset keelt. Tähendab, kõik, mida sa kooriharidusel räägid, on positiivne. Sa kõneled asjadest, mida sa palud teha ja ei raiska kellegi aega teemadel, mis sind ei huvita või mille vastu sa oled. See on ebatähtis, see ei vii kuskile edasi. Ja üks õpilane oli rakendanud värskelt oma kooriharidusel seda tehnikat ja ta oli saanud koori käest väga palju kiita kahel põhjusel. Esiteks, et terve koorihariduse atmosfäär oli palju rõõmsam ja tegevuse tahtelisem ja et üldse niisugune stiil on olemas. Ja ta tuli mulle kiitma, et küll tal oli suur rõõm sellest. Selles osas sa üksnes ei jutlusta, vaid ise rakendad ka ellu seda, mida sa usud, sest Eesti kooride kogemused, need koorid, mis sinu juhatuse all on töötanud, kõik ühel häälel meelel tunnistavad seda sama positiivne suhtumine meie koorijuhi poolt. Me ei tahaks unustada, Roman Toi, sinu heliloomingut, mis on väga ulatuslik. Sa oled väikesi laule loonud, aga samuti ka kapitaalsemaid teoseid. Palun nimeta neid ja mis sind on selleks inspireerinud, milleks sa komponeerid? Minu helitööde nimekiri on väga-väga pikk. Ma olen kindel, et see vahest ei ole kohane neid hakata kõiki siin lugema. Ma ütleksin nii palju, et tegeva koorijuhina, kus permanentne repertuaari probleem sind kogu aeg nagu ähvardab, siis suurem osa mu loomingust on kirjutatud, ma ütleksin niiviisi, sakslastel on ilus sõna Kapellmeister musiikvaimus, selles mõttes, et sul on üks kontsert tulemas ja kontserdi arengu jaoks on just üks hammas puudub, üks koht puudub, olgu meeleolu või stiili poolest ja ma olen suurem osa oma koorilaule kirjutanud just selliste aukude täitmiseks ühest küljest, aga teisest küljest ma olen kirjutanud laulud ka niiviisi, et nad oleksid koorile mugavad laulda. Et koori vokaalsete võimete arvestamise juures ei ole eksperimentidega tegemist, vaid et koorilauljad rõõmuga oma võimete poolest ulataksid oma ülesande kõrgusele. Aga samas on sul ka ulatuslikumaid töid. Mäletan eriti, kui sa naasusid Šveitsis, siis oli see Messi Hallis, kus oli suurem kontsert sinu helitöödest. Ja, oli küll, jah. Ja, seal olid siiski 1. Korintuse 13. Ja nii edasi. Ja ma olen suuremaid teoseid ka kirjutanud. Peamiselt inspiratsiooni saanud meie iseseisvusaegsete tähtpäevade silmade ees hoidmisest. Kui sa hakkaksid selles valguses või selle võtmega seda asja lahti keerama, sa märkad, et ikkagi Eesti Vabariigiga kuidagi viisi on kõikide nende teoste valmis saamise kuupäevad ja tähtpäevad ja rakendus isegi ka ühenduses. Kas ma võiksin ka öelda, et sinu inspiratsiooni lätteiks heliloomingus on olnud isamaalikkus ja samuti ka religioossed usulised tunded? On küll, see on päris loomulik. Aga nad lähevad segamini ka üsna kergesti. Sest me usume sama kindlalt oma isamaasse kui oma Jumalasse. Ja võib-olla need on teinekord isegi üks ja see sama. Ja ma ei näe mingit pahandust, kui ma oma Jumalat kiidaksin isamaa nimel ja teistpidi. Nad ei ole mitte vastuolus üksteisega. Vahest loodame, et mitte. Kuidas sai sinust koorijuht? Võib-olla enne seda ka oli juttu professor Juhan Aavikust, kuidas sina tema esimest helitööd ette kandsid või esimest sümfooniat Saksamaal. Aga kas sina olid ka kuidagi tegev selles, et Juhan Aavik tuli Torontosse, juhatas siin meie laulupäeva? Kui ma tohin kahes sektoris sellele küsimusele vastata. Kui ma olin üsna noor inimene veel, siis ma hakkasin hoolega viiulimängu õppima ja mängisin päris hästi viiulit juba. Klaverit niikuinii see on, nagu öeldakse, tööhobune, muusika tegemise tööhobune. Adra loom.
Siis mul juhtus väikene viperus, ma sain omale külge, ma olin siis gümnaasiumi esimestes klassides, halva haiguse, mida tunti laste halvatuse nime all Eestimaal. Ja ma kannatasin selle all üsna kõvasti, selle laste halvatuse tulemus oli tegelikult, et ma kaotasin tegevusvõime nii kätes kui jalgades. Aga aastate jooksul olen ma siiski suutnud oma muskulatuuri nii kaugele üles töötada, et sa ei panegi tähele. Aga sõrmed mul ei tööta nii kiiresti, nagu professionaalseks muusika tegemiseks tarvis oleks. Ja võib-olla selle kaotuse survel ma siiski leidsin ühe normaalse võimaluse, kuidas siiski interpreteerivas muusikas veel tegev olla. Ja selle tõttu võib-olla see loomulik instinkt dirigeerimise suunas püüdelda, töötada, tegutseda ja ka treenida on olnud nii terve elu sisuks läbi aastate ja aastate minu juures. Kõneles Juhan Aavikust. Ma mäletan ühte ilusat päeva siin Toronto linnas, kui Aavik astus lennuki pealt maha, kui ta Rootsist tuli siia 57. aasta esimese Eesti päeva üldjuhina külla meile. Ta peatas meie juures ja mina küsisin tema käest, meie isad, minu isad ja Aavik, ta olid omavahel head tuttavad, perekonnatuttavad, me käisime läbi. Ma käisin sagedasti nende perekonnas, nema noorema pojaga mängisime tšellot palju koos. Mina küsisin Aaviku käest ükskord niisuguses kohvilauas, kus me enam-vähem kahekesi koos olime meie juures, et millega ta seda seletab. Ta oli just siin Vanaduse kirikus oli suur eelproov olnud, Eesti päeva laulupeo eelproov. Ma istusin suu imestusest avatud, kui elujõuline, kui vaimu ergas oli Juhan Aavik 73 aastasena. Ta oli sel ajal 73 aastat vana. Ja mina kodus küsisin, et mis on sinu saladus? Mis on sinu vabandus, et üks niisuguses kõrges eas olev inimene on nii elujõuline ja nii selge ja tugev ka vaimu poolest? Tema ütles niiviisi, et kui sa nüüd mitte minu perekonna nii hea tuttav ei oleks, siis seda küsimust võiks peaaegu norimisena võtta. Aga et ma eeldan, et see sinu mõte ei ole. Ja ütles siis niiviisi, et kui mõtlema jääda, ja niisugust küsimust ei ole minu käest keegi küsinud, ta ütles siiamaale. Kui mõtlema jääda, siis vahest vastus tuleb sellest, et juhatamine, koori juhatamine, orkestri juhatamine, see on üks permanentne eluaegne õppimine. Iga järgmise proovi ette oled sina ise selle materjali suhtes, mida sa tahad proovil läbi võtta, koolipoiss. Ja mitte 2 tundi, mida üks proov kestab, vaid 4 tundi või 6 tundi või 8 tundi, enne kui sa ise seda materjali valitsed. Ja siis ta ütles, et võib-olla see fakt, et olla dirigent, edukas dirigent, sa oled permanentne õpilane, hoiab inimese vaimu värskema, kui ta normaalselt isegi peaks olema. Kahtlematult see maksab ka sinu kohta. Jah, 3 aasta pärast. Kelleks sa pead ennast siis esmajoones? Dirigendiks, komponistiks, organistiks, saatjaks, muusikapedagoogiks, esseistiks? Mingi eelis sul? Kaljo, kui ma saaksin, siis ma enda kohta ütleksin niiviisi, et ma tahaksin olla kõiki neid vahendeid, esteetiliselt väärtuslikke vahendeid kasutavaks inimeseks, olla olnud ja olla praegu, kes nende ilusate vahenditega Eesti rahvale nende praeguses eksistendis siis, olgu siin või Eestimaal, rõõmu teen. Lõpuks üks isiklik küsimus sinu perekonna kohta. Mööda minnes sa mainisid oma poega doktor Anstoi. Ilmselt sa oled abielus, meie tunneme sinu abikaasat. Mida on tähendanud sulle su abikaasa ja su perekond? Sinu suures tegevuses, viljakas tegevuses. Ilma vaikita ma ei oleks kindlasti pooli asju olnud võimeline tegema, mis nüüd on korda saadetud.
sest tema on hoolitsenud selle eest, et ma järgmiseks lahinguks jälle kõik haavad olen ära parandanud. Me lõpetame nüüd ja ma tänan sind, doktor Roman Toi, Eesti Kultuuripärandi klubi nimel veel kord suur-suur tänu. Aitäh!